Biomassil on väga oluline koht Eesti taastuvenergia ressursside hulgas. Eesti on metsariik ja meil on biomassi piisavalt selleks, et katta ligi kolmandik meie energiavajadustest. Ja biomassi eeliseks on see, et ta võimaldab pakkuda stabiilset ressursivoolu ja teiselt poolt siis ka elektrijaamad, mis siis biomassil töötavad, on siis ennekõike sellised stabiilsed baaskoormust pakkuvad jaamad. Kindlasti on Eestis potentsiaali suuremaks biomassi kasutuseks ja seda saaks ennekõike energiapuidu mõttes soodustada läbi erinevate regulatsioonide. Aastaid ootavad vastuvõtmist nii elektrituruseadus kui ka kaugkütteseadus. Täna näiteks kaugkütteseaduses puuduvad selged mehhanismid, kuidas soodustada biomassi kasutuselevõttu ja loodetavasti nüüd siis praegu juba kooskõlastusringile saadetud eelnõu pakub selle mehhanismi ja loob siis need hoovad, et kuidas siis soodustada just kütusevahetust fossiilsetelt allikatelt energiapuidule. Ja elektrituruseadus, mis ka nüüd uuesti menetlusse on läinud, peaks looma selle kindluse, et investorid teeksid investeeringud, võtaksid kasutusele rohkem puitu ja rakendaksid selle potentsiaali, mis selles sektoris on. Ma arvan, et arusaamine sellest, milline potentsiaal puiduenergial on tegelikult levimas ja juurdumas. Ent piisavalt ei ole tehtud selleks, et seda potentsiaali kasutusele võtta. Just ma pean silmas regulatsioone, sest need on peamised hoovad, kuidas tekitada siis see sisemine liikumine, et seda puitu kasutusele võtta. Kindlasti on potentsiaali tööstussektoris biomassi laiemaks kasutusele võtmiseks. Ma tean, et paljud investorid ootavad täna regulatsiooni järel ja on oodanud viimased aastad regulatsiooni järel, et oma investeerimisotsust teha. Ja ma loodan, et kui nüüd olulised regulatsioonid saavad vastu võetud, siis sellest tuleb ka see täiendav impulss, et need otsused tõesti lõpuks teha.